Tere kõigile! Tere tulemast kuulama loengut Euroopa ja õigus. Minu nimi on Julia Lafranc. Ma olen Eesti Vabariigi riigikohtunik, Tartu Ülikooli külalisprofessor ja aastatel 2011 kuni 2020 olin Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik. Minule meeldiks kõige rohkem elada rahulikus, demokraatlikus, õigusriigi põhimõtet ja eelkõige inimõigusi väärtustavas Euroopas. Ei tule Euroopa Liitu ja Eestit seetõttu vastandada. Küsimus on pigem selles, kuidas üldse terves Euroopas tagada see, et inimene oleks kõige tähtsam, et otsuste langetamisel lähtutaks just inimestest ja mitte niivõrd võimust ja rahast ja majandusest ainult. Aga selleks on palju tööd ja seal peavad põhiõigusi ühtmoodi hästi austama ja täitma sellist pan-Euroopa, üle-euroopalises süsteemis nii Euroopa Nõukogu, Euroopa Liit kui ka liikmesriigid ja vastavalt siis ka sõltumatud ja erapooletud kohtud. Seda siis selliselt, et üksteist täiendades ja üksteist austades. Ja see on väga oluline muide ka kriisiolukordades. Aga kõigepealt teeme nii, et vaatame mõned elulised näited elust enesest. Eraelu ja õiguste kaitse internetis on väga aktuaalne teema ja järjest rohkem on sellega seotud ka kaasusi. Ja kuidas teile tundub, kas Hispaania kodanik, ütleme selles asjas Costea González, saab nõuda Google'ilt, et kui guugeldatakse tema nime, et siis ei avane selline ajalehe artikkel, kus on siis temast juttu seoses võlgadega, seoses enampakkumisega, kinnisvara enampakkumisega. Need ajalehe artiklid olid küll omal ajal avaldatud õiguspäraselt, aga sellest on juba hulk aega kulunud ja see isik ei taha siis, et teda seostatakse just selle artikliga esimesena, kui Google'isse otsingut pannakse. Tegelikult ta soovis üldse kogu selle lingi maha võtmist. Ja see asi jõudis siis Euroopa Liidu kohtusse Luksemburgis ja küsimus on, et mida siis niisugusel puhul teha. Ja Euroopa kohus tõepoolest otsustaski, et on olemas õigus olla unustatud. Ja sellega seoses on veel terve rida teisi kohtulahendeid, ka Iirimaaga seoses, aga ka näiteks, mis puudutab jälgimist ja seda, kas liiklus- või asukoha andmete jälgimist, sideandmete jälgimist. Üks selline Eestist alguse saanud, mida tuntakse ka niinimetatud koeravorsti varguse kaasuse nime all, jõudis ka Euroopa Liidu kohtusse ja küsimus on siis ka sellest, et kas kuritegude uurimise eesmärgil võib jälitada ja vaadata ka inimeste sideandmeid, nende asukohaandmeid, nende mobiiliandmeid, kas seda võib teha tähtajatult, kas seda võib teha absoluutselt kõikide suhtes, kas seda võib teha prokuratuur või politsei omaalgatuslikult või on selleks ikkagi vaja sõltumatu kohtu eelnevalt luba ja see tuleks siis teatud ajalistes raamides teha ja seda ei saa teha kindlasti iga kuriteo puhul eesmärgiga tagada nüüd riiklikku julgeolekut, et see läheks juba väga kaugele. Ja muidugi internetiga seoses, eraelu õiguse kaitsega seoses jällegi üks tundlik teema, andmekaitse õigus. Aga vaatame järgmist näidet. Õigus puhtale keskkonnale. Ja jällegi tõesti sündinud lugu. Üks Pariisi ühe eeslinna elanik, JP, nõuab siis Prantsuse riigilt 21 miljonit eurot kahjuhüvitist selle eest, et Prantsuse riik on tema arvates jätnud siis selles piirkonnas, selles linnajaos või eeslinnas, Pariisi eeslinnas kohaldamata need Euroopa Liidu direktiivist tulevad nõuded, mis puudutavad siis puhast keskkonda ja just see, et see õhk on seal liigselt saastatud. Ja see asi jõudis samamoodi Euroopa Liidu kohtusse. Praeguse seisuga ei ole veel selles lahendit, küll on aga kohtujurist Juliane Cocotti arvamus ja selles arvamuses on toodud, et teatud juhtudel
kui tõepoolest need Euroopa Liidu direktiivi normid on otseselt puudutavad nende inimeste õigusi, suunatud nendele inimestele ja nii see on. Ja kui on ka olemas tõesti see saastekvootide rikkumine, piirmäära rikkumine ja nüüd muidugi kõige olulisem, kui on see olemas see põhjuslik seos sellel inimesel tekkinud kahju, mida peavad siis meditsiiniala eksperdid kindlaks tegema, tervisekahju ja selle rikkumise vahel, et siis teatud juhtudel on võimalik seda hüvitist nõuda. Aga muidugi need kriteeriumid peavad olema siis täidetud, et vaatame siis ja seda hindavad kõige rohkem muidugi Prantsuse kohtud, et Versailles kohus siis selle küsimuse Euroopa Liidu kohtult küsis. Aga mis on üldse keskkonnaõiguses sellised olulised teemad Euroopa Liidus, ongi õhk, ka vesi, ka jäätmed ja looduskaitse ja natuuraalad üldiselt. Jõuame tervise juurde, mis on tegelikult juba seotud ka selle eelmise näitega, aga nüüd vaatame siis noorte tervist. Ja võib-olla selline tavaline klassikaline suitsetamine on natukene vähemaks jäänud, aga kindlasti e-sigarette kasutatakse paraku noorte hulgas ka veel küllalt palju. Ja Itaalias oli võetud siis vastu selline seadus, mis ütles, et kui alaealistele müüakse tubakatooteid ja see on keelatud, siis võib selle eest nii trahvida, kui ka panna siis niisuguse karistuse, et teatud ajaks see müügikoht sulgeda. Ja nii läkski, et PJ oli siis ühe kohviku omanik, kus tal oli õigus müüa ka tubakatooteid, kuid ta müüs neid tubakatooteid alla 18-aastaste isikutele. Ja selle eest ta sai kõigepealt 1000 eurot rahalist trahvi ja siis veel 15 päevaks peatati siis tema kohviku pidamise litsents. Ja tema leidis, et need 2 karistust koos on liiga palju, et see on ebaproportsionaalne ja rikub tema õigusi. Ja jällegi pöördus, või see asi lõpuks jõudis siis välja Euroopa Liidu kohtusse. Ja Euroopa Liidu kohus leidis, et võib küll niimoodi kohaldada karistusi koos, sest tervisekaitse, noorte inimeste tervisekaitse on olulisem kui selle ettevõtja vabadused ja ettevõtja majanduslikud õigused ja et see karistus ei ole ebaproportsionaalne. Jällegi üks näide just noortele. Isikute vaba liikumine on teatavasti üks olulisi põhivabadusi Euroopa Liidus ja kas nüüd võib olla niimoodi, et Belgiasse ülikooli õppima minekul ei ole sellest piisav, kui sa oled omandanud keskhariduse, bakalaureuse kraad nimetatakse siis keskharidust Prantsusmaal või ka abituriendiks nimetatakse siis või abituuriumi lõpetanuteks nimetatakse siis Saksamaal keskkooli lõpetanud, gümnaasiumi lõpetanud, et sul on olemas see gümnaasiumi lõputunnistus Prantsusmaalt, Saksamaalt, oletame ka Eestist, aga Belgias ülikooli astumiseks sa pead veel tegema täiendavaid eksameid või täiendavaid tõendeid esitama. Ja see Euroopa Liidu kohtuotsus on nüüd natukene vanemajaliselt aastast 2004, kus siis Euroopa Liidu kohus leidis, et ei, sellised kriteeriumid, täiendavad kriteeriumid on kodakondsuse alusel diskrimineerimine ja need ei ole lubatud, et kõigil peab olema Euroopa Liidu raames võrdne juurdepääs kõrgharidusele. Aga läheme siis jällegi tagasi aktuaalsemate teemade juurde, mis olid siis meil päevakorral eriti seoses koroonaga, mis paraku ikka veel ei ole ära kadunud siit maailma pealt. Ja seoses koroonaga võeti vastu erinevaid piiranguid, et COVID-19 levikut takistada ja ka piiranguid muuhulgas Euroopa Parlamenti sisenemisel, kus siis küsiti sisenejatelt kas vaktsineerimispassi, kas siis tõendid selle kohta, et isik on vaktsineeritud või et ta on juba selle haiguse läbi põdenud või tal on allergia näiteks vaktsineerimiste vastu, muu võrdväärne tõend. Ja teatud rühm Euroopa Parlamendi saadikuid vaidlustas need piirangud ja leidis, et need piiravad liiga palju isikute õigusi ja on vastuolus Euroopa Liidu õigusega. Ja selles asjas tegi siis otsuse Euroopa Liidu üldkohus, mis on niisugune esimese astme kohus, mis asub ka Luksemburgis, kus kogu see Euroopa Liidu kohus üldiselt asub ja seal siis leiti, et need piirangud olid õigustatud selles ajavahemikus, mida te siin slaidilt ka näete. Aga tuleme siis nüüd
Riigikohtu juurde ka jälle uuesti ringiga tagasi, vahepeal siin oli juba juttu sellest vorstivarguse kaasusest, aga meil oli Riigikohtus üks teine huvitav kaasus veel, kus samamoodi küsiti Euroopa Liidu kohtult eelotsust ja see puudutas ühte vanglateenistujat, kes siis vallandati seetõttu, et ta ei kuulnud piisavalt hästi. Vahepeal oli Eestis võetud vastu selline määrus, mis siis kehtestas tervishoiu nõuded nendele töötajatele ja selle kohaselt siis kuulmistesti tulemustega see isik nendele nõuetele ei vastanud, mistõttu vangla direktor vabastas ta ametikohalt, kuigi ta oli seal ligikaudu 15 aastat töötanud ja kunagi temaga mingeid probleeme ei olnud. Ja ta hakkas siis seda asja vaidlustama Eesti kohtutes ja see jõudis välja Riigikohtuni, kus siis Riigikohus küsis Euroopa Liidu kohtult eelotsust just selle kohta, et kuidas siis võrdse kohtlemise direktiive tõlgendada. Ja lõpuks läks see asi põhiseaduse kontrollini välja, põhiseaduslikkuse järelevalvele ja nii Euroopa Liidu kohus vihjas selles suunas, kui ka siis Riigikohus leidis oma suhteliselt värskesse lahendis, et see on ka põhiseaduse vastane ja niisugune vallandamine ei olnud õigustatud. Need olid tegelikult ainult murdosa võimalikest näidetest, kuhu siis võib see Euroopa õigus kõik välja ulatada. Et me rääkisime siis õigus ja internet, sideandmed, jälitamine, andmekaitse, muidugi sinna juurde terve rida asju tuleb kindlasti edaspidi veel enam seoses tehisintellektiga, aga ka igapäevasemad küsimused, need samad Euroopa Liidu põhivabadused ehk siis isikute vaba liikumine, oli see keskhariduste vastastikuse tunnustamise näide, aga seal võib olla ka täiesti kaupade vaba liikumine, teenuste vaba liikumine, asutamisvabadus ja muidugi tarbijakaitse ka laiemalt. Õigus pöörduda kohtusse, mis on väga oluline õigus, ka sotsiaalõigus, seesama mittediskrimineerimine, võrdse kohtlemise põhimõte, aga ka sellised valdkonnad nagu näiteks põllumajandus, kalandus, konkurents kindlasti, riigiabid, ka kriminaalõigus, õigusalane koostöö kriminaalasjades on olemas selline Euroopa vahistamismäärus, mille alusel saab siis Euroopa Liidu raames isikut vahistada. Samuti võitlus pettuste vastu just selles osas, et kuidas liikmesriigid ja nende ettevõtjad kasutavad Euroopa Liidu rahasid, et seal pettust ei ole ja kõiki selliseid asju siis uurivad Euroopa prokurör, Eurojust, Europol, ka Olaf, mis on siis Euroopa pettuste vastane amet. Aga näiteks ka perekonnaõigus, tsiviilõigus, segaabielud, ülepiirilised abielulahutused, lapseröövid sellega seoses, ka tsiviilasjades tehtud kohtuotsuste vastastikune tunnustamine, välismaalaste õigused, sealhulgas varjupaiga taotlejate õigused, Schengeni lepingud, mis siis puudutavad Euroopa Liidu sisepiire, aga ka Euroopa Liidu välispiire ja Frontex on siis selline amet, kes jälgib seda poolt Euroopa Liidus ja ka tollikoostöö muidugi ühine välistoll, mis siis Euroopa Liidus on. Ja kõige selle puhul on oluline jälgida põhiõigusi ja ka siin on oma selline amet, Euroopa Liidu põhiõiguste amet, kes siis teeb uurimusi selle kohta, kuidas siis liikmesriikides ka Euroopa Liidu põhiõigusi tagatakse. Ja loomulikult terve rida asju, mille peale me kõik ei oskagi võib-olla ka täna tulla, nii nagu 3 aastat tagasi juba või no ütleme 2,5 aastat tagasi koroona asjad. Aga lisaks sellele Euroopa Liidule on meil olemas veel ka Euroopa Nõukogu ja ka Euroopa Inimõiguste Kohus ja ka seal on väga palju huvitavat ja ka kahjuks muret tekitavatest asjadest välja tulnud kohtupraktikat. Kui me nüüd läheme tagasi ajaloos ja mõtleme, mis see Euroopa siis on. Kreeka mütoloogias oli selline tegelane nagu Euroope. Tema oli Foniikia kuninga Agenori ja Telefassa tütar. Ja temasse armust Zeus, kes selleks, et seda Euroopet endale saada, pidi ennast muutma valgeks härjaks ja tõi ta siis Kreeta saarele. Aga ega armastust iseenesest sundida ei saa ja nii on see ka liikmesriikide ja nende elanike ja kodanike puhul Euroopa Liidu suhtes.
see tuleb ikka siis, kui konkreetsed kaasused tekivad ja kui on näha, et sellest Euroopa Liidust või sellest Euroopa Liidu õigusest võib meil ka tõesti abi olla. Ja kui Kreekast edasi minna Vana-Rooma juurde, siis tegelikult on ka Vana-Roomat ja Euroopa Liitu ja ka neid õigussüsteeme omavahel võrreldud. Rooma õigus teatavasti on alus ka õigusteaduse õpilastele, üliõpilastele alati, millest alustatakse, aga näiteks õigusteadlased ja ajaloolased on toonud ka teisi ühiseid jooni, majanduslikud alused, riigiülene poliitiline kord, haldusstruktuur ja halduskultuur, võime võita rahvaid ilma, et nad loobuksid oma identiteedist ja üleüldse kultuur laiemalt. Aga mida me siis täna Euroopa all mõistame ja kus on siis Euroopa geograafilised piirid? Olen siia slaidile pannud Klaus Appeli skulptuurist ühe detaili. Siin ongi see Euroopa härja seljas ja see asub siis Heiligkreutzi purskkaevus Trieris pronksist skulptuur aastast 2000. Ja sellest Trierist teema hiljem natuke pikemalt juttu ka veel. Aga vaatame, mida on öelnud president Toomas Hendrik Ilves. Tema on nimetanud 3 märksõna. Haridus, julgeolek ja inimeste toimetulek. Ja need märksõnad on Eesti jaoks ja Eesti tuleviku jaoks jätkuvalt olulised. Aga ka siin on just Euroopa Liidul ja Euroopa Nõukogul ja nende õigustel oluline roll täita. Ja kahjuks tuleb nii öelda, ei ole me saanud ka mööda sellest olulisest ja kõige olulisemast aspektist, miks üldse omal ajal hakati riike ühendama. Ja see on jälle päevakorral rahu, et tuleks tagasi nüüd juba võib nii öelda kahjuks ja et säiliks siis rahu Euroopas. Nüüd ma lähen natukene detailsemaks, võib-olla natuke spetsiifilisemaks, palun see siis välja kannatada, aga see käib selle loengu juurde, kui me räägime Euroopa õigusest. Siis kõigepealt me mõtleme Euroopa õigus laiemas mõttes ja Euroopa õigus kitsamas mõttes. Ja laiemas mõttes on ta ka niimoodi geograafiliselt ja ka elanikkonnalt laiem. See on siis 675 miljonit umbes inimest ja 46 liikmesriiki. Te saate kohe aru, et ma ei räägi nüüd Euroopa Liidust, ma räägin Euroopa Nõukogust. Ja Eesti on selle liige juba aastast 1993, aga sinna kuuluvad mitte ainult siis Euroopa Liidu liikmed, vaid ka näiteks Ukraina, Gruusia, Šveits, Norra, Ühendkuningriik, Armeenia, Aserbaidžaan ja paljud teised riigid. Ja kuni hiljutise ajani kuulus sinna ka Venemaa, kes siis 16. märtsil 2022 Euroopa Nõukogust välja visati. Ja seda Euroopa Nõukogu ei tohi siis segamini ajada Euroopa Liidu institutsiooniga, Euroopa Liidu Nõukoguga. Euroopa õigus kitsamas mõttes ongi see Euroopa Liit, 447 miljonit inimest, seal on ka vähenemine toimunud seoses Brexitiga, kui Ühendkuningriik astus Euroopa Liidust välja ja praegu on siis 27 liikmesriiki ja Eesti on Euroopa Liidu liige alates 2004. aastast. Ja milleks meile siis see Euroopa õigus? Inimene, Euroopa, õigus. Inimene on kõige tähtsam ja tuleb silmas pidada, et siin on õigused nii ohvritel kui teiselt poolt ka kurjategijatel, et nende üle mõistetakse õigust õiglaselt. Nii meestel, nii naistel, nii puuetega inimestel, nii lastel, eri rahvusest, eri rassist, eri religioonist, erineva seksuaalse sättumusega inimestel, aga täiesti tavalistel inimestel, igaühel on õigused. Aga nende õiguste piir on teiste õiguste austamine. Ja Euroopa, nagu nendest näidetest võis juba järeldada, on siis lahutamatu osa meie elust. See Eesti on osa Euroopast, aga ka Euroopa on osa Eestist ja Eesti õigussüsteemist. Öeldakse ju, et ühtsuses peitub jõud, seda me näeme eriti teravalt praeguses olukorras, kus Venemaa on algatanud sõja Ukraina vastu. Aga see ühinenud mitmekesisus, et see mitmekesisus säiliks, see eri kultuuride erilisus säiliks, see on kindlasti üks oluline Euroopa Liidu selliseid deviise või loosungeid. Samal ajal on võib-olla natukene küsitavam, kas on ikkagi olemas sellist üle-euroopalist Euroopa identiteeti. Ja õigus, lõpuks siis õigus, et me ei pane seda tegelikult tähelegi, et igal sammul meid võib tegelikult see Euroopa õigus puudutada. Kui me läheme poodi, ostame midagi teisest Euroopa Liidu riigist toodud kaupa,
kaupade vaba liikumine, kui me surfame internetis, me juba nägime neid kaasusi, kui me jalutame Natura kaitsealadel looduses, kui me istume lennukis ja reisime, kui me õpime välismaal ja nii edasi. Ja üks Eesti diplomaat on siis aastal 1926 Kaarel Robert Pusta öelnud väga ilusad laused, mis tegelikult on aktuaalsed jätkuvalt. Meie noore vabaduse õnn oleks täielik, kui Euroopast saaks suur demokraatlik liit, kui Eesti kodaniku tunnistus oleks igale ühtlasi eurooplase tunnistuseks, mis võimaldab nõu, abi ja kaitset igas paigas Euroopa mandril. Inimesed, Euroopa ja õigus. Jean Monnet, kes on üks Euroopa ühendamise aluspanijaid, tänase Euroopa Liidu asutajaid, isasid nii-öelda, on öelnud, et me ei ühenda mitte riike, vaid ühendame inimesi. Ja õigus ühendab ka neid nii riike kui inimesi omakorda omavahel. Ja seab ka riikidele Euroopa Liidule teatud piirid, et avalik võim peab oma tegevuses austama ja arvestama õigusega. Ja see õigus peab olema loodud legitiimselt. Te teate kõik 3 võimu, seadusandja, see on siis rahva poolt otse valitud, parlament, täitevvõim, valitsus ja kohtuvõim, mis peab olema sõltumatu ja erapooletu. Ja need võimud peavad omakorda omavahel lahus olema. Ja seesama peaks kehtima ka Euroopa Liidu tasandil institutsioonidega. Ja kui me viitame omakorda Immanuel Kantile, saksa filosoofile, siis tema on öelnud, et õigus ei pea kunagi just nimelt kohanduma poliitikale, küll aga poliitika igal ajal õigusele. Ja riigid on suhetes rahvusvahelise õiguse läbi teiste riikidega, aga see Euroopa Liidu õigus on veel midagi enamat kui tavaline rahvusvaheline õigus. See on supranatsionaalne ehk rahvaste ülene õigus. Ja muidugi ka inimesed peavad siiski lõppude lõpuks sellest õigusest kinni pidama, sellega arvestama ja austama õigust nii suheldes riikidega kui ka teiste inimestega. Tuues veel ühe tsitaadi ja ka siis Saksamaa seekord delegatsiooni juht Euroopa ühenduste loomisel, õigusteadlane Walter Hallstein, tema on öelnud, et just need aluslepingud, mis omal ajal Euroopa ühendused, kui need loodi, siis mõeldi mitte ainult majanduslike küsimuste lahendamisele ja üldpoliitiliste eesmärkide teenimisele, vaid valiti just teadlikult sellele ühendusele väga tugev õiguslik vorm, mis teda koos hoiaks. Et need lepingud oleksid ja Euroopa õigus teatud juhtudel otse kohalduv ka inimestele ja et ka kohtul oleks jurisdiktsioon ja pädevus kõikides küsimustes, mis Euroopa õigusega on reguleeritud. Ja nüüd me vaatamegi seda 3 dimensiooni. Kõigepealt on meil siis meie põhiseadus, 92. aastal rahvahääletusele vastu võetud ja põhiseadust on täiendatud siis põhiseaduse täiendamise seadusega, mis omakorda rahvahääletusel kiideti heaks 2003. aastal, et siis Euroopa Liiduga õiguspäraselt ühineda. Ja Euroopa inimõiguste konventsioon, mis pärineb juba aastast 1950, jõustus 1953 ja lõpuks siis Euroopa Liidu õigus ja sealt inimõiguste osas kõige olulisem Euroopa Liidu põhiõiguste harta aastast 2000, mis muutus õiguslikult siduvaks 2009. aastal. Ja väga oluline on minu arvates ka see, et Euroopa Liit, selline kohustustel Euroopa Liidu lepingutest on, astuks siis ka Euroopa inimõiguste konventsiooni liikmeks. Ja siis tekiks sellega selline veelgi korrastatum ühtne Euroopa õigusruum. Aga siin te näete siis Euroopa inimõiguste konventsiooni ja neid olulisemaid küsimusi, mis inimõiguste konventsiooniga reguleeritakse. Ja sinna alla mahub siis kõik alates õigusest elule, lõpetades õigusega tõhusale õiguskaitsevahendile ehk siis võimalusele oma õigusi kaitsta ja õiguste kaitseks kohtusse pöörduda. Ja on olemas teiselt poolt jälle Euroopa Liidu leping, mis räägib nendest olulistest väärtustest, inimväärikus, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik, vähemuste austamine, solidaarsus, õiglus ja ütleb ka seda, et Euroopa Liit peab ka omakorda austama rahvuslikku identiteeti ja liikmesriikide põhiseadusi. Ja Euroopa Liidu lepingule lisaks siis, nagu ma juba enne mainisin, on olemas Euroopa Liidu põhiõiguste harta, kus on ka olemas väärikus, vabadus, võrdsus, solidaarsus, aga kus reguleeritakse ka Euroopa Liidu kodanike õigused ja õiguse mõistmine. Ja natuke keerulisem on siis see, millal see harta kohaldub Euroopa Liidu
liikmesriikides, et millal tuleb siis rakendada seda hartat. Ja nüüd vaatame, et kes siis seda erinevad neid õigusi kohaldavad ja tõlgendavad ja kes selle üle järelevalvet teostavad. Nii et Euroopa Inimõiguste konventsiooni jaoks on olemas Euroopa Inimõiguste kohus, mis asub Strasbourgis. Euroopa Liidu õiguse jaoks Euroopa Liidu kohus, nimetatakse ka Euroopa kohtuks, asukohaga Luksemburgis ja sinna kuulub siis Euroopa Liidu üldkohus ja Euroopa Liidu kohus. Ja Eesti õiguse puhul on siis oluline Eesti kohtud ja kolmas aste on siis Riigikohus Tartus, kus me praegu täna ka viibime. Ja veel kord siis vaatame nende kolme kohtu omavahelist koostööd ja võib-olla siin väikeseks selliseks demonstratiivseks, et ei hakkaks väga igav seda loengut kuulata, niisugune näide, et siin on siis olemas näide Euroopa Inimõiguste kohtu kohtuniku Talarist, mida mul on olnud au 9 aastat Strasbourgis kanda, et selline tumesinine Euroopa sinises ja kuldsete tähtedega ja Eesti riigikohtuniku auväärt Talar ei vaja seletamist, millistes värvides meie Eesti lipu värvides sinimust valge. Ja kui me vaatame, kuidas siis Eesti riigikohus ongi seda Euroopa õigust tõlgendanud ka või aidanud ka kaasa, et Euroopa õigus Eestis mõjule pääseks, siis ta on juba väga ammu viidanud hartale, inimõiguste konventsioonile ja seda järjekindlalt siis oma praktikas ka edasi arendanud. Euroopa Liidu õiguse allikad. Siin me näeme sellist pilti ühest allikast Saaremaal, Odalätsi allikatest, aga mis on siis õigusallikad Euroopas? No esmaselt Euroopa Liidu leping, need aluslepingud, Euroopa Liidu toimimise leping, Euratom ja aatomienergiaühenduse asutamisleping ikka veel, muidugi see Euroopa Liidu põhiõiguste harta, aga ka õiguse üldtunnustatud põhimõtted ja rahvusvaheline õigus. Ja teisene õigus on siis see õigus, mis nende lepingute alusel vastu võetakse, seal on siis nii seadusandlikud aktid, kui ka siis omakorda seadusandlike aktide alusel delegeeritud aktid ja rakendusaktid, mis neid seadusandlikke akte siis täidavad või rakendavad. Ja need on määrused, mis on kõigile otse kohaldavad, neid määrusi ei ole vaja Eesti õigusesse üldse sisse kirjutada. Direktiivid, mis annavad eesmärgi, aga vahendi valib siis liikmesriik. Eesti ise otsustab, kuidas ta seda eesmärki täidab, selleks on tal vaja oma seadus vastu võtta ja otsused, soovitused ja arvamused. Ja väga olulised on siis põhimõtted, mida Euroopa Liidu kohus ja kohtupraktika, mis on ka oluline osa nendest õiguse allikatest, on öelnud. Sinna alla kuulub õiguspärane ootus, seaduslikkus, subsidiaarsus, see tähendab seda, et Euroopa Liit tegutseb siis, kui liikmesriigid ei saa hakkama ühe asja ajamisega või tegutsemisega, proportsionaalsus, läbipaistvus, kindlasti ühtsus, tõhusus, et see Euroopa õigus, kui juba on Euroopa Liidu üleselt Euroopa õigus vastu võetud, et see hästi ka tõhusalt rakendataks ja lojaalne koostöö, et liikmesriigid teeksid koostööd Euroopa õiguse kohaldamiseks ja austaksid Euroopa õigust. Ja võib-olla 2 sellist olulist kohtulahendit ka siia natukene teie kiusamiseks juurde. Costa versus Enel aastast 1964, aga olen siia toonud ka ära hilisema praktika, mis seda kordab ka väga värskest ajast. Ja teine siis Van Hendenloos, esimene oli siis Itaalia asi, teine oli Hollandi asi, aga need jõudsid kõik Euroopa kohtusse 1963. aastast. Ja esimene räägib siis, et Euroopa Liidu õigus on esimus, tal on esimus, ehk siis kui on vastuolu Eesti õiguse ja Euroopa õiguse vahel, siis tuleb kohaldada Euroopa õigust. Ja teine siis räägib vahetust kohaldatavusest, et kui see annab inimestele teatud õigusi, siis võivad inimesed selle Euroopa õiguse alusel otse kohtusse pöörduda. Ja neid põhimõttelisi väljaütlemisi Euroopa kohtupraktikast leiab hilisemast ajast veelgi, näiteks ühes Rumeeniat puudutavas asjas, mis rääkis Rumeenia kohtute sõltumatusest ja erapooletusest ja probleemidest nendega seoses, kus siis jälle viidati õiglusele, lojaalsele koostööle ja ka kohtulikule kontrollile, mis on oluline õigusriigi olemuslik tunnus.
Kuidas siis Euroopa Liidu õigust luuakse ja kes seda täidab? Ja nüüd me vaatamegi siis neid 3 võimu, et seadusandlik võim on Euroopa Liidu tasandil Euroopa Parlamendil ja Euroopa Liidu Nõukogul, täitevvõim Euroopa Komisjonil, aga tegelikkuses väga palju Euroopa õigust täidavad just liikmesriigid ja lõpuks siis kohtuvõim, juba mitu korda olen maininud Euroopa Liidu kohtul, aga ka see toimub teatud mõttes koostöös liikmesriikide kohtutega. Nüüd Euroopa Liidu õiguse loojaks siis seadusandlust võetakse vastu tavamenetlusena nii, et seda siis otse valitud Euroopa Parlament teeb koos Euroopa Liidu Nõukoguga, kuhu kuuluvad 27 liikmesriigi esindajad. Aga vahel on ka nii, et kas Euroopa Liidu Nõukogu ainult üksinda või harvadel juhtudel Euroopa Parlament üksinda võtab vastu teatud akte. Ja rakendusakte ja delegeeritud akte siis annab Euroopa Komisjon nende seadusandlike aktide alusel ja aluslepingute muutmine on nii tähtis asi, et seda teevad ainult liikmesriigid ja ühehäälselt. Ja muidugi on ka loomulikult Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentidel oluline roll selle õigusloome juures täita. Aga kes siis tegelikult täidab Euroopa õigust, ma ütlesin komisjon Euroopa Liidus, aga enamasti liikmesriigid ise. Ja järelevalvet selle üle teostab siis Euroopa Liidu kohus, aga on olemas ka näiteks Euroopa ombudsman, nii nagu Eestis õiguskantsler, kuhu poole siis isikud võivad pöörduda, kui Euroopa Liidu institutsioonid on nendel isikutel ülekohut teinud. Ja Euroopa Liidu kohus omakorda saab väga palju küsimusi just liikmesriikide kohtutelt ja tal on võimalus anda eelotsuseid. Ja ma ütlesin, et me tuleme tagasi Triiri ja see Triir on nüüd siin sellel slaidil näha, nimelt Euroopa Õigusakadeemia ERA asub Triiris Saksamaal ja ka mul on olnud seal au töötada mõnda aega väga vastutusrikkal kohal, mis puudutab siis just Euroopa Liidu õiguse õpetamist, koolitamist ja programmide väljatöötamist selleks, et ikka kõik juristid üle Euroopa teaksid täpselt, mis sealt Euroopa õigusest siis oodata. Ja kuidas Euroopa kohtusse pöörduda. Sest inimesed väga harvadel juhtudel saavad otse Euroopa Liidu üldkohtusse ainult pöörduda ja ettevõtjad ka oma õiguste kaitseks. Seevastu inimõiguste kohustusse Strasbourgi saavad inimesed kergemini otse pöörduda, aga selleks peavad nad eelnevalt läbima kõik astmed oma riigis, kuni siis Eestis riigikohtuni välja. Samal ajal, kui Euroopa Liidu õigust liikub mõni Euroopa Liidu liikmesriik, siis võib tema Euroopa Liidu kohtusse kaevata Euroopa Komisjon, aga ka mõni teine liikmesriik, kui ta ei ole sellega rahul. Ja sealt võib Euroopa Liidu kohus ka kehtestada sanktsioone või välja mõista sanktsioone, mis võivad ulatuda miljonitesse eurodesse. Nii et see on võib-olla väga valus õppetund mõnele Euroopa Liidu liikmesriigile. Ja veel on võimalik muidugi mitte ainult liikmesriike karistada nii-öelda, vaid ka Euroopa Liidu institutsioone, kui nad on jätnud midagi tegemata või kui nad on midagi valesti teinud või kui nad on oma pädevust ka ületanud, mis on väga oluline, et nad lähevad välja nendest aluslepingutest ja lähevad kaugemale, kui Euroopa Liidul pädevus on. Ja siis on hea ka, kui liikmesriigid ütlevad stop, nüüd peate ikkagi järele mõtlema ja hoidma ennast nendes raamides. Ja võidakse siis nii tühistada mõni õigusakt, tuvastada õigusvastasus, kohustada midagi vastu võtma, kohustada ka kahju hüvitama. Ja nagu me olen juba ka ennemalt öelnud, siis üks olulisi vorme on see dialoog kohtute vahel. Et näiteks Riigikohus, aga ka Eestis kõik teised kohtud, aga Riigikohus teatud juhtudel lausa peab seda tegema, võib siis oma menetluse peatada või peab vastavalt olukorrale ja küsib eelotsust Euroopa Liidu kohtult. Ja muideks need näited, mis ma teile ennem tõin, kus me rääkisime keskkonnaõigusest ja internetist ja kõrghariduse juurdepääsu võimalustest, keskhariduse tunnustamisest, need olid kõik enamasti just sellise eelotsuse raames tehtud otsused Euroopa Liidu kohtus. Ja lõpuks me jõuame siis selleni, et mis on siis probleemid ja väljakutsed Euroopa Liidu, aga eelkõige siis Euroopa Liidu õiguse ees praegu tänasel päeval. Osades Euroopa Liidu liikmesriikides on tekkinud probleemid õigusriigiga, kohtute sõltumatusega, erapooletusega. Aga see kohtute sõltumatus ei ole kohtunike privileeg, see on ikka selleks, et õigust mõistetakse õiglaselt. Ja see on sellest tõstu väga oluline. Aga väga oluline on ka, et valitsusvälistel organisatsioonidel ja kodanikuühiskonnal lastaks rahulikult tegeleda ja tegutseda ja inimõigusi kaitsta
ja ka siin ei tohi teha mingeid takistusi või näiteks sõnavabadust kindlasti ei tohi piirata. Ja see kõik on väga oluline demokraatliku õigusriigi arenguks. Teine probleemide valdkond on siis seotud erinevate kriisidega. Majanduskriisist on meil olnud juba eelnevalt väga palju probleeme, aga me ei olegi saanud enam nendele mõelda ega terrorismi ohule mõelda, vaid siis tuli koroona. Nüüd on koroona taandunud võrreldes sõjaga, põgenikud, keskkonna ja kliimaalased väljakutsed, internetialased väljakutsed. Ja lõpuks vähetähtis ei ole ka see, et kuidas sellest Euroopa õigusest üldse aru saada. Et see ei muutuks väga kaugeks, et inimesed ikkagi saaksid aru, et see puudutab ka neid. Et ta ei oleks asi iseeneses, et ei oleks liigset bürokraatiat, et ta ei oleks rahvast väga kaugel. Ja nüüd ma toon teile sellise näite. Ja kes suudab selle slaidi pealt oleva teksti ära läbi lugeda ja saab sellest esimest korda kohe aru, kui ta loeb? No seda mul ainult austus, kummardus ja tõepoolest õnnitlus, sest ma pean ütlema, et minul läks ka päris kaua aega, enne kui ma üldse aru sain, mida siin Euroopa kohus tahab öelda. Ma tahtsin teile tuua tegelikult selle kaasuse, see puudutab ka koroonat ja koroona ajal vastu võetud meetmeid, aga ma loobusin sellest, kuna Euroopa Liidu kohtu otsusest oli siis selline punkt, et ma mõtlesin, et see ilmselgelt on liiga keeruline. Nii et see selgus, arusaadavus, inimestele lähemale tulek on väga oluline. Ja mis siis Euroopa õigusest saab? Mis on need perspektiivid? Mis saab üldse Euroopa Liidust? Mis saab Euroopa Nõukogust? Euroopa õigus on õigel teel vaid siis, kui ta suudab tõesti kaitsta inimest, elukeskkonda, loodust. Kui ta hoolib, kui ta areneb vastavalt ühiskonna arenemisele, on ühelt poolt piisavalt konservatiivne, aga samas ka paindlik. See viibki meid üleüldse laiemalt usk õigusesse küsimuseni, sellise filosoofilise küsimuseni. Ja jällegi peab ütlema, et õigus on tugev siis, kui ta on õiglane ja arusaadav ja kui on hästi põhjendatud ka kohtuotsused. Õiguse mõistmine ei tohi olla mitte autoritaarne, vaid autoriteetne. Õiguse puhul on oluline tõde, õigus tõele. Õigus peegeldab ka eetikat, kultuuri, traditsioone. Ja samas, nagu mainisin, on Euroopa õigus ja Eesti õigus, kõik õigused pidevas arenevus. Euroopa Inimõiguste Kohus on näiteks Euroopa Inimõiguste konventsiooni hakanud nimetama elavaks dokumendiks, seda vastavalt ühiskonna arengule edasi arendades ja tõlgendades. Õiguse mõistmine eeldab, et kohtunikel on ühiskondlik vastutustunne. Aga kõige rohkem algab usk õigusesse ikkagi kodust, kasvatusest ja ka koolist. Ma loodan, et teie usk õigusesse ja õiglusesse vaatamata nendele väga rasketele aegadele ei kao. Tänan tähelepanu eest ja olen valmis vastama küsimustele. Ja küsimus kõlab siis selliselt. Kas ja kuidas võib Euroopa Liidu edasine laienemine mõjutada Euroopa õigust? See on väga hea küsimus. Ja tõepoolest, üks küsimus on ka selles, et Euroopa Liiduga ühinemisel on teatud tingimused. Ja need tingimused on üsna keerulised ja nende tingimuste täitmiseks on vaja teha väga palju tööd. Näiteks enne, kui Eesti ühines Euroopa Liiduga, ma töötasin siis tollal Justiitsministeeriumis ja me pidime 80 000 lehekülge õigusakte üle võtma oma õigusesse. Ja kui te olete tähele pannud uudistes, siis Ukraina president hiljuti andis ka üle Euroopa Liidu esindajale Ukrainas, kelleks on eestlane Mati Maasikas, sellise paksu, telliskivi paksuse dokumendi, kus siis selgitatakse kõik, et kuidas Ukraina on valmis neid kohustusi täitma ja nendele kriteeriumidele vastama, mis see olukord on. Nii et selles mõttes eeltöö on väga oluline ja mida paremini see riik, kes vastu võetakse või Euroopa Liit kui laieneb, vastab nendele tingimustele, seda lihtsam on see ka Euroopa Liidule tervikuna ja Euroopa õiguse arengule tervikuna, et siis on hea kohe sealt edasi minna. Sest Euroopa Nõukogu puhul, see teine organisatsioon, millest ma ka rääkisin, neid kriteeriumeid teatud aegadel muudeti lõdvemaks, muudeti kergemaks ja võeti Venemaa näiteks omal ajal vastu just selle tingimusega, et siis
äkki see Euroopa Nõukogus olek Venemaad suudab muuta. Ja ma ise töötasin 9 aastat Euroopa Inimõiguste Kohtus, neist 5 aastat järjepidevalt kogu aeg Venemaa vastu esitatud kaebustega. Ja me püüdsime tõepoolest aidata kaasa sellele ka, et natukene seda inimõiguste olukorda ja demokraatiat üldse sisse tuua ja parandada Venemaal. Aga tulemus paraku selle sõjaga seoses ikka on see, et nüüd Venemaa tuli Euroopa Nõukogust välja heita nende rikkumiste tõttu. Nii et loomulikult laienemine mõjutab Euroopa õigust, mõjutab meid kõiki, mõjutab ka majandust. Ja siinkohal näiteks 2004. aasta laienemisel, kui Eesti astus Euroopa Liitu, oligi väga suur dilemma, et kas see laienemine, kas samaaegselt laienemisega suudetakse ka süveneda, seda integratsiooni süvendada. Ja me näeme, et alati see väga hästi ei ole õnnestunud, sest on ju ka Euroopa Liidust välja astutud, see pretsedent on nüüd olemas Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi näol. Kas on veel küsimusi? Millised on teie arvates suurimad väljakutsed õigussüsteemide kohaldamisel infotehnoloogia valdkonnas? Kui ma suudaksin kõik need asjad ette näha, mis võiksid need väljakutsed tulevikus olla, siis ma arvan, et see vääriks eraldi preemiat, aga kindlasti keegi ei suuda seda ette näha. No ka siin tegelikult on jälle üks oluline asi see, et õigussüsteem püsiks nagu läheks kaasa selle ühiskonna arenguga, infotehnoloogia arenguga. Et nii nagu kuritegevuse vastu võitlemisel on ju, öeldakse ikka, et need, kes kurja teevad, on nagu samm mees nendest, kes siis, mis seadused ja kes neid taga ajavad või sellele järelevalvet teostavad ja samamoodi ka infotehnoloogia puhul. Et see areng on nii kiire, et seadused ja õigus ei jõua alati sellele järgi, et see on võib-olla kõige suurem väljakutse. Kui me vaatame neid arenguid, mis on toimunud näiteks üks selline kohtulahend, mis inimõiguste kohtust on tuntav, ma sellepärast sellest nii palju ei rääkinud, siin ennem Delfi versus Eesti, mis oli siis lõi pretsedendi selles osas, et ka internetiportaal teatud juhtudel vastutab, kui ta on selline suur ja majandusliku ja kaubandusliku eesmärgiga, kui ta lubab avaldada siis oma lehel ühe artikli kohta anonüümseid kommentaare, mis sisaldavad näiteks vaenukõnet, vihakõnet. Et kõik niisugused asjad, mida me ei oskagi alati ette näha, et me peame vaatama, et kuidas ühelt poolt kohaldada neid reegleid ja mõtteid, mis meil on kogu aeg olnud moraalist, eetikast, õigusest ja teiselt poolt ikkagi ka vaadata, kuidas need asjad edasi arenevad infotehnoloogiliselt, et kas need samad põhimõtted on sinna edasi kantavad, sest kui omal ajal ajalehes ilmub mõni selline laimav artikkel või lausa vihakõne esinev kommentaar, siis võidakse avaldada selle kohta märkus või see ajaleht, trükitud ajaleht kokku korjata ja ära hävitada, aga kui internetis niisugune asi läheb lahti, siis me teame ju isegi omast käest, et see levib nagu kulutuli väga-väga kiiresti. Kas meil on veel küsimusi? Milline on olnud teie kõige keerulisem kaasus Euroopa kohtus? Ma pean veel täpsustama, et ma ei töötanud mitte Euroopa Liidu kohtus, vaid Euroopa Inimõiguste kohtus, eks ole, selles kohtus. Ja ma ütleksin, neid kaasusid oli väga palju, sellepärast, et kui ma läksin sinna kohtusse tööle, siis 2011 oli meil pooleli 160 000 kohtuasja. Aga ma võib-olla toon ühe näite, mis mul on väga südamelähedane olnud ja see puudutas 2004. aastal 1. septembril Beslanis toime pandud terrorismiakti, kus siis terroristid tulid ja võtsid ühe kooli ja kooliõpilased pantvangiks. Ja seal oli mitusada inimest sellel ajal 1. septembril aktusel, mitte ainult õpilased ja õpetajad, vaid ka lapsevanemad, ka nende esimesse klassi minejate või lõpuklassi minejate vastavalt, kuidas kellegi väikesed õed-vennad, kes ise veel koolis ei käinud. Ja kujutage siis ette 3 öödpäeva need inimesed piinlesid seal kuni selleni välja, et nad lõpuks olid sunnitud oma enda uriini jooma. Ja siis, et sealt nagu välja tulla, et see olukord lahendada, siis mingisugused plahvatused tekkisid ja ei olnud kindlaks tehtud, kas need plahvatused põhjustati terroristide poolt või hoopis Vene võimude poolt, kes läksid siis seda olukorda nii-öelda päästma. Ja palju inimesi said, süütuid inimesi sai surma. Ja alles 2012. aastal jõudis see asi Euroopa Inimõiguste kohtusse, seda pidi ekseldama läbi kõik Venemaa kohtuastmed,
2014. aastal 10 aastat pärast seda sündmust oli meil kohtuistung, kohtusaali tulid kohale 20 ja enam ema-isa, kes olid kaotanud oma lapsed seal, aga neid kaebajaid oli kokku üle 400, kes kõik kaebasid, aga siis üle 20 tulid ka kohale Strasbourgi. Seda oli väga-väga kurb vaadata ja me otsustasime selles otsuses aastast 2017, et Venemaa vastutas selle eest esiteks, kuna ta ei suutnud seda ära hoida, kuigi oli teada, et oli selline hoiatus, et midagi tuleb, midagi toimub 1. septembril. Aga turvatöötajatest oli selles koolis ainult üks naisterahvas ja tema ilma relvata, eks ole, ei olnud relvastatud. Ja teiseks, et siis see pantvangi kriisi lahendamisel kasutati surmavat jõudu ebaproportsionaalselt. Ja kui see protsessis läbi sai ja otsus tuli, siis need inimesed ütlesid, et me saime oma õigluse. Ja nad olid saanud juba Venemaalt teatud kompensatsiooni selle eest rahalist, aga sellist moraalset kompensatsiooni, et keegi ütleks, et tõesti tehti midagi valesti. Seda nad ei olnud saanud, keegi ei tunnistanud oma vigu ja selle nad siis Strasbourgist lõpuks said. Kas Brexit teie hinnangul andis Ühendkuningriikide kodanikele pigem õigusi juurde või piiras neid? No ma arvan, et ikkagi Euroopa Liidu reisimise ja isikute kaupade vaba liikumise asutamise õigusega seoses pigem piiras Ühendkuningriikide kodaniku õigusi, kuigi teatud eritingimused on ju ka Ühendkuningriigil ja Euroopa Liidul. Ja siin hiljuti Prantsuse president Macron on välja käinud sellise plaani, et võiks teha mingisuguse laiema Euroopa veel Euroopa Liidule lisaks. Euroopa Nõukogu muidugi on ja Ühendkuningriigid on endiselt ka Euroopa Nõukogu liikmed, need inimõigused kaitset saavad Briti kodanikud kindlasti sealt Strasbourgist endiselt, aga et siis tõenäoliselt siin mingisuguseid mõtteid veel edaspidi on, kuidas nende kodanikele ka parema õigusi juurde anda, aga ta piiras muidugi ka teiste Euroopa Liidu kodanike õigusi, ütleme, kui te tahate minna nüüd Ühendkuningriikidesse õppima, siis on see kindlasti mõnevõrra keerulisem ja teistsugusem, kui ta oli enne Brexitit. Euroopa Liidus võetakse vastu mingi määrusseadus, kui kiiresti see peab Eestis kehtima hakkama. Väga head küsimused, tunnustan teid kõiki selle eest. Ja see on juba väga keeruline küsimus. Muidugi vastata on selles mõttes suhteliselt lihtne, et kui määrus võetakse vastu, siis see peab hakkama kohe siis kehtima, kui seal määruses antakse aeg, et see määrus jõustub, ütleme nüüd 11. maist 2022, siis see hakkab kohe ka Eestis kehtima ja on vahetult kohaldatav ja muud ei ole Eestis vaja teha, kui juhul, kui seal määruses nähakse ette, et selle määruse rikkumise eest on vaja veel mingeid trahve, siis võib-olla Eesti peab korraldama seda ja kuidagi oma seadustega ja siis edasi delegeerima näiteks määrustele, et kuidas seda siis edasi rakendada. Kui nüüd aga võetakse vastu see Euroopa Liidu direktiiv, siis see Euroopa Liidu direktiiv, mis võetakse ka oletame, et vastu niimoodi, et 11. mai 2022 näiteks võetakse ta vastu, siis selles direktiivis on ise öeldud see aeg. Enamasti on see kuskil 2 aastat, et aastaks 2024 näiteks lõpuks või ka kevadeks peab olema siis see direktiiv üle võetud ja sisse viidud Eesti õigusesse. Ja see tähendab siis seda, et Eestil on see 2 aastat aega, sest direktiiv annab ainult eesmärgi. Vahendid valib Eesti ise, kuidas ta seda teeb. 2 aastat aega siis Riigikogus see seadus vastu võtta ja see siis, kui jääb võtmata või sellega hilinetakse, siis võidakse Eesti kuni Euroopa Komisjoni poolt Euroopa kohtusse välja kaevata ja selle eest võidakse ka trahvi nõuda Eestilt, nii et selles mõttes on see väga oluline. Ja ma soovisin veel öelda, et täna 11. mai 2022 on ka selline päev, kus 2003. aastal näiteks Leedu rahvahääletusel otsustas sellesama, mis meie septembris, ühineda Euroopa Liiduga väga suure häälteenamusega ja tänasel päeval on sellel aastal kokku langenud ka mitmekesisuse päevaga, et kuidas siis nagu luua silda erinevate inimeste vahel ja austada seda mitmekesisust. Aga ma näen, et hetkel rohkem küsimusi ei ole. Ma tänan teid väga tähelepanu eest ja loodan, et meil on tulevikus võimalik teie kõigiga kohtuda ühel või teisel moel Euroopa ja eelkõige Eesti tuleviku heaks töötades. Ma soovin teile kõigile edu ja jõudu ja vastupidavust nendel rasketel aegadel ja et teil õppimise kõrvalt jätkuks aega ka isiklikuks eluks, perekonnaks. Ärge siis unustage seda, et inimene on kõige olulisem ja kõige tähtsam. Ja ilusat kevadet ja suve!